Tere hommikust ka teile! Tere hommikust! Tere! Ma loodan, et parane hommik. Ma tean, et mõned istusid juba hommikustena sellele talvisele olule kohaselt, eks ju, nii et aga me kenasti jõudsime. Mul on tõesti väga hea meel näha oma endise kolleege, mõnikaid uusi inimesi siin paneelis. Paneel on meil selle koolituse raames üks uus formaat, mida me võtsime samamoodi katsetada selleks, et minna mõnedes teemades võib-olla sellisest esitlusformaadist välja ja hoopis mugavamalt vestlust arendada. Digiväeline Eesti aastaks 2030 kõlab põnevalt, kõlab võib-olla suurte väljakutsetena, aga saame sellest tunni aja jooksul täna rohkem teada. Nagu ma ütlesin, tund aega pühendame paneelile. Maris tutvustas juba alguses workshopi platvormi, kus teil on võimalik ka küsimusi esitada. Tehke seda palun julgelt, aga palve minu poolt, et pange sinna palun juurde ka inimene, kellele te olete küsimuse suunanud, siis meil on lihtsam sellele ka võib-olla siis kiirelt vastus leida. Ja katsume oma sisutihedast vestluses siis selle hetkega leida, kus me need küsimused saame edastada. Aga saame esmalt tuttavaks. Palun teil igaühel oma nimi, asutus ja võib-olla selline väike digiriigi kogemus ka, et mis te siis seda tausta kõige paremini iseloomustab. Et alustame daamidest. Palun, Kaidi. Tere hommikust minu poolt. Kaidi Kerli-Kärner Majandusministeeriumis siis digistrateegia nõunik ja loodava või peaaegu kohe-kohe lõpule jõudva arengukava selline kokkupanija, heade ideede kokkukorjaja. Ja tegelikult taust on selline Eesti riigi turundamises väga pikk ja just sellepärast ma usun, et väga hästi tean, et mis meie sellised tugevused on ja kus on ka nõrkused, et mida rääkida ausalt, et mis meil on hästi. Ja isiklik kogemus on kusjuures, mis väga palju MKM-is muutis töötegemist on. Siin kõrval on teil rahvusvaheline maja, mille loomisprotsessis ma kunagi juures olin, mis üles ehitatud on kui sellise one-stop shopina. Ja millest me täna nagu hästi pikalt räägime, on tegelikult ju, et Eesti riik tahab selle nii-öelda one-stop shopi etappi täiesti vahele jätta ja minna nii-öelda no-stop shopiks, ehk siis, kus teenused tulevad sinu juurde ja sina ei lähe kuskile. Nähtamatu. Nähtamatu, täpselt. Margit. Tere, mina olen Margit Martinson, Keskkonnaministeeriumi asekantsler ja minu siis üks tegevusvaldkond siis puudutab siis Keskkonnaministeeriumi valitsemisala teenuste arendamist ja siis kogu selle IT korralduse koordineerimist. Ja võib-olla siis mõelda, et mis see minu digiriigi kogemus ongi kõik see, mis puudutab siis keskkonnavaldkonda, keskkonnavaldkonna andmestikke ja eks meie selline püha missioon ongi teha enda teenused paremini kättesaadavaks ja paremini kasutatavaks kasutajatele. Oliver. Tere hommikust kõigile. Mina olen siis Oliver Väärtnõu, esindan sellist ettevõtet nagu Kybernetica aktsiaselts. Olen seal olnud 7 aastat selle juht. Kybernetica on ettevõte, mis on väga palju olnud seotud Eesti riigi arendamisega ja selle Eesti riigi ökosüsteemi arendamisega. Oleme tegelenud digiidentiteedi teemadega, XD arendamisega, aga ka tegelikult erinevate teenuste arendamisega, nagu näiteks Maksu- ja Tolliamet ja energeetika ja politsei ja nii edasi. Minu taustast, mul on selline hübriidtaust, et ma olen töötanud IT-sektoris ja avalikus sektoris, et enne Kyberneticat ma töötasin Riigikantselei strateegiabüroos, juhtisin seda üksust, aga ma olen olnud tegelikult ka selles strateegiabüroos diginõunik ja mingi osa oma elust olen ma veetnud ka erinevates startupides Rootsis ja Taanis neid nõustanud või neid aidanud siis kuidagi käima tõmmata. Väga põnev. Margus. Tere hommikust, et Margus olen mina ja praegult veel siis Riigi Infosüsteemi Ametis peadirektori asetäitja viimased 10 päeva. 20. detsembrist liigun ära tehikut juhtima, ehk siis tervise heaolu infosüsteemide keskusesse. Aga minu kogemus või vastutusala RIAs praegult on just, et Eesti e-riigi aluskomponendid, et digitaalne identiteet, andmevahetus, riigiportaale, kõik, mille peale saab ehitada mugavaid ID-teenuseid. Ja minu
RIA kogemus on 5 aastat, aga e-riigi kogemus on suurusjärk 20 aastat, et kui hakati Eestis meil tegelema ID-kaardi projektiga aastal 2021, et sellest ajast saati olema selle teemaga seotud olnud, alguses küll erasektoris, panganduse poole pealt, kuidas ID-kaarti kasutusele võtta, toimingut digiallkirjastada, autentida ja et jah, suurusjärk 20 aastat. Sulle teeme täna sellise erandi, eks ju, et sa võid kanda mitut mütsi. Siis, et sa vastusest tulenevalt vaata ise, et ma panen selle tehikupütsi pähe juba, on ju, või ma olen lihtsalt RIA mütsi all, on ju. Väga hea, aga teeks sissejuhatuseks ühe väikse sellise soojendusraundi ka, et 20 aastat e-riiki circa, eks ju, ja kogemust, et kuhu me teie arvates sellega siis nüüd jõudnud oleme. Et mis on siis see, mis me saavutanud oleme ja mul üks teine küsimus on ka, mis on nagu trikiga, aga käime selle esimese küsimusele, kes tahab vastata esimesena? Ma võin vastata alustuseks, siis kindlasti teie mõttemahlad hakkavad kohe tööle sellest tulenevalt, aga ma arvan, mida me 20 aastaga olemegi saavutanud, on tohutult äge ja vahva digiühiskond, mis ongi tuntud, nagu sa Ave just rääkisid, mis on tuntud mujal välismaal, kus juba tullakse meie juurde küsima, vaatama, nõu pidama ja tegelikult on harjutud selle mõttega, et äkki meie teame järgmist trendi, äkki meie teame, mis see järgmine asi on. See on kindlasti hästi ambitsioonikas roll, kus olla. See tähendab seda, et see ootus meile on olla kogu aeg sellest kurvist nii-öelda ees. Ja kogu aeg edasi liikuda ja edasi liikuda ja edasi liikuda. Vahva Eesti riigi juures on see, et me oleme väike riik, me saame kogu aeg katsetada. Lihtne on katsetada uusi asju. See on meie tugevus alati olnud. Ma arvan, et seda aspekti ei tohi ära unustada, et proovime, katsetame, üritame. Proovime järgmist asja, oleme julged uute lahenduste integreerimises. Aga nüüd muidugi, mis see väljakutse sellega seonduvalt tekib, on see, et aina rohkem on asju, mida üleval pidada. Aina rohkem on asju, millel kodanikel inimestel on ootus, et need ka edasi toimuvad ja need ka lähevad paremaks. Tehke uusi asju, aga vanad asjad peavad ka olema väga head. Ehk siis natuke hakkame jõudma ka meie sinna nii-öelda pärand või legacy asukohta, kus peame oma nagu tuba koristama hakkama. Ehk siis Kolikamber läheb liiga suureks. Kolikamber läheb liiga suureks, vanu asju täis, eks ju, ja uued asjad on olemas, et see roll hakkab meile tekkima ja see tähendab suurt vastutust ja tegelikult ka nagu nii-öelda igas mõttes koormust meie ressurssidele. Väga hea, sa saad kohe strateegiat tutvustades sellest nagu täpsemalt rääkida. Absoluutselt nii-öelda nõus. Ma võib-olla siis defineeriks selle kuidagi niimoodi, et jah, meil on põhjust uhkust tunda, aga ma ütleks niimoodi, et aga me ei tohiks mugavalt tunda. Sest mulle endale nii-öelda ikkagi tundub, et see ootus ka ühiskonna poolt ja nii nagu sa ütlesid, see surve paneb tegelikult ikkagi mõtlema just nimelt, et mis see siis ikkagi konkreetne nii-öelda siis see meie nii-öelda järgnev edulugu on, mis need järgmised, eks ole, sammud on, kui samal ajal me tõesti teame, taakvara lohiseb meil järgi. Jah, meil on teenuseid, mis on ikkagistki, võime siis öelda, copy-paste paber asja ajamisest nii-öelda võetud üle. Meil on hunnikute viisi andmeid, millega me tegelikult täna ei oska veel midagi teha. Loodame, et siis uued väljakutsed ka leiavad nendele küsimustele nii-öelda lahendused, aga teistpidi jällegi ma ütleks, et lootustandvalt vaataksin mina ikkagistki ka kogu siis riigikratindusele, vaataksin ka nii-öelda nendele ülesannetele, mis me oleme võtnud, et mõistlikult erinevaid siis teenuseid nii-öelda ühendada, leida neid optimaalseid lahendusi. Ja ma ikkagistki ütleks seda, et see, et me oleme suutnud sellise digikogukonna endale tekitada siia Eesti riiki. Et see on ikkagistki äärmiselt suur väärtus, et mida kindlasti ka edasi nii-öelda hoida ja sellega edasi tegeleda. Ja üks osa minu igapäevasest elust on käia mööda maailma ja tutvustada tutvustada seda, mida siis küberneetika on teinud siin Eestis või kuskil mujal. Ja mida mina näen, on ka see, et tegelikult
sellist ökosüsteemi, nagu me siin loonud oleme, töötavat ökosüsteemi, naljalt ikkagi kellelgi teisel väga ei ole. Et see, kuidas me kasutame, eks ole, oma digiidentiteeti, allkirjastamist, kuidas meil andmed liiguvad erinevate andmekogude vahel, kuidas me tegelikult oleme suutnud Eesti kodanike või Eestis elavate inimeste elu lihtsaks teha läbi digitaalse teenuste, et ma ei ole kuskil tegelikult sellist ökosüsteemi väga näinud. On palju juttu sellest, kuidas keegi teeb ägedamat või paremat riiki, aga jah, ma ei ole näinud sellist ökosüsteemi. Ma olen nõus, et mõnedes domeenides kindlasti on paremaid realisatsioone kui Eestis, on need siis, ma ei tea, e-tervis või maksundus või mis iganes, aga sellist ühtset ökosüsteemi ei ole. Ja ma arvan, et meil on veel tegelikult siin väga palju nii-öelda sees seda, mida maailmale näidata. Üks teema muidugi on, eks ole, et kui me võtame riike, kes kiiresti arenevad, siis nad mitte kunagi ei taha kopeerida, et see, et meie nagu visioon on selline, et tulge, me võtame Eestist ühe lahenduse ja tõstame selle teile üle, ei ole realistlik, et nad tegelikult alati otsivad järgmist sammu, millega silma paista, millega eristuda. Nad ütlevad, ahah, te Eestis tegite seda, mida te õppisite sellest ja nüüd me tahame midagi paremat. Ja noh, kindlasti see, mida siin mainiti, eks ole, taakvara on meil kindlasti probleem, meie tehnoloogia nii-öelda stack läheb kogu aeg raskemaks, me peame seda tegelikult uuendama ja samas teistpidi ka, et kui me nagu loeme seda IT arengustrateegiat, siis kõik mõtlevad, mis on see järgmine äge samm, mis on see järgmine e-residentsus või riigipilv või mis iganes asi see on, eks ole, et mis on see, mille najal te seda narratiivi edasi arendate. Maailm on nagu kogu aeg nagu uue hitti ootel. Absoluutselt. Kõik tulevad siia hitti ootama. Mul see surve kohta on üks küsimus on, Margus. Ma jah, viimasena võib öelda, et jah, ma nõustun kõikidega eelkõnelejad, et ega keeruline midagi uut välja tuua, aga võib-olla jätkaks sellest tõesti, et kus Oliver pooleli jäi, et oodatakse midagi uut, põnevat, aga samas kui teised riigid tulevad, ütlevad, palun, et näidake, mis teil on, et mina ei läheks täna teisse riiki ütlema, et palun võtke ID-kaart, hakake ID-kaarti juurutama. See aeg on läbi juba, aga meie juures ta tegelikult toimib. Sest meil on see keskkond olemas, inimesed on harjunud, need arvutid on varustatud kaardilugejatega. Aga meie peame mõtlema edasi, et nutiseadmed ei toimi sellega jällegi, et mis siis on uued vahendid ja lahendused. Aga kuhu me oleme jõudnud, võib-olla tõesti, et on see, et inimesed on nii harjunud sellega, mis neil on, et kõik teenused toimivad, on mugavad, kättesaadavad 24/7 põhimõtteliselt, et selle asja elus hoidmine on üks väga kriitiline komponent, et me võime tulla uue ägeda vidinaga välja, aga kui me ei suuda hoida näiteks oma, ma ei tea, meie ideed toimimas ühe päeva, see tähendab suurusjärk 1,5 miljonit tegemata jäänud toimingut. Iga päev on selline maht taga, aga see ei paista välja. Välja paistavad ainult need ägedad uued suunad või tegevused, kus tahetakse nagu jällegi turundust ja reklaami, meil on uhke äge, me areneme, aga tegelikult olemasoleva asja elus hoidmine on ka väga suur väljakutse. Mul kõlab igalt pool läbi see surve tegelikult on hästi suur, meil üks on see hiti ootus on ju, aga teine on ka riigisiseselt see surve hoida mingit baasi püsti, aga sealt edasi minna ja parendada. Tahaks inimese vaatekorras ka tuua sisse, et kas meil inimesed on ka digilõksus Eestis. Tänu sellele, et meil 99% ja kohe võib-olla ka see abielu ja kõik muu on, eks ju, digised. Et kas meil inimesed oleme ka digilõksu püüdnud Eestis? Või teie vaates, kas inimesed tegelikult väärtustavad, tunnevad, et tegelikult see elu ei ole mitte lõks, vaid see on minu jaoks nagu mugavus. Ma usaldan oma e-riiki, mida nad teevad, eks ju praegu ja nii edasi. Ma ühte asja tahtsingi just tuua siin täienduseks, et mis meie 20 aastaga, mida me oleme saavutanud ja siinkohal tahaks kõigile nendele, kes mitukümmend aastat ehitanud digiriiki on, sulle ka aitäh, et te olete ehitanud riigi, mida Eesti kodanik või üldse Eesti e-teenuseid kasutav inimene usaldab. Ma arvan, et käies ka siin esitluskeskuses ettekandeid tegemas teistele riikidele, alati fundament, ükskõik kui ägedatest asjadest me räägime, kõik tulevad tagasi selle küsimuse juurde, no jah, tore, et te teete, eks ju, aga meil inimesed nagu ei taha isegi kuulda sellest. Või meil inimesed kardavad, et neid andmeid kasutatakse kurjasti ära meie riigis. Ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis tegelikult meie kõige suurem võit on see, et me oleme ehitanud riigi, mida inimesed usaldavad.
see tähendabki seda, et võib-olla see nii-öelda on ka positiivne probleem, et nad kogu aeg ootavad seda hitti. Jumal tänatud, et ootavad. Et kui nad ei usaldaks ja nad ei kardaks seda riiki, siis neil oleks täiesti ükskõik, mida see me pärniks ehitaks. arengut tegelikult. Jaa, et see on tohutu väärtus tegelikult, et see hiti ootus kogu aeg on. Et see tähendab seda, et ikka usutakse ja tahetakse, et palun, see on kõik tore, mis te teete, tege nüüd järgmine asi. Aga nüüd selles lõksu püüdmises ma arvan, et hästi oluline ongi see, et ehitamegi edasi sellist riiki, kus inimene ei tunneks, et ta on lõksu püütud. Et ta tunnebki, et see on kõik okei. Ma saan usaldada enda andmeid riigile, mul on need teenused head ja see on täiesti okei. Et ta ei tunne ennast halvasti selles digiriigis toimetamises. Ja teine asi, et kui me räägime nüüd ka edaspidi proaktiivsest teenuse ülesehitusest, et aina edasi läheb ka see, et inimesed ei peagi teadma võib-olla, kuidas läheneda sellele e-teenusele, see e-teenus tuleb nende juurde. Nad ei peagi õppima ära uut järgnevat lahendust või allalaadima järgmist aplikatsiooni endale arvutisse selleks, et ligi pääseda mingile asjale, vaid see teenus tuleb nende juurde. Et see vähendab ka seda võib-olla nagu toob lähemale seda, et see e-oskuse ja digioskused kindlasti arenevad Eestis, aga teisest otsast tulema ka inimesele lähemale. Et need asjad, ma arvan, et need komponendid aitavad ka seda, et inimesed ei peakski tundma ennast lõksus. Aga jah, et mõtlen seda lõksus hoidmine või mitte, mina arvan ikkagi seda, et 100% digi ei ole. Et iga inimene läheb digisse, siin peab olema mingi alternatiivne variant kõrval ikkagi, et me ei saa kõike kontorit kinni panna, me ei saa telefoniteenindust kinni panna, et on teatud inimesed, kes vajavad seda, et ma kui vaatan praegult kasutatavast umbes 70% rahvaarvust kasutab oma e-ID vahendeid, et kas see on võimalik veel kasvatada või me jäämegi kuskile sinna peale, kus see piir tuleb, et 100% püüda minu arust nagu ulme ja ei peakski eesmärk olema. No võib-olla siis küsiks hoopis vastu küsimuse, et aga kas meil on mingit alternatiivi? Et millal on siis liiga palju seda digiriiki? Et kas me ise nii-öelda suudame seda enda jaoks nagu defineerida, et nii, nüüd me oleme nii-öelda üle võlli läinud või et see teenuste hulk, mida me siis riigina pakume, et see ei ole enam meile jõukohane. Ja võib-olla siin lihtsalt selle paralleelsele taakvaraga, et millal, ma ise mõtlen nagu ennast nii-öelda kodanikuna, et millal ma võib-olla tunneksin ennast lõksu nii-öelda püütuna tõenäoliselt siis, kui ma olen nagu sunnitud seda teenust kasutama, aga see teenus on juba vananenud, ta on iganenud, ta ei ole kasutajamugav ja ma tunnen, et mind on sunnitud sellist teenust kasutama, mida ma ei taha enam kasutada. Et võib-olla see on nagu siis see dilemma ja sealt tulevadki need dilemmad, et kas me peame püüdma seda uut hitti, tegelema ikkagist olemasolevate teenustega, et seda taset säilitada. Ma arvan, et meie ikkagist päris suur väljakutse on, et kuidas me seda taset nüüd, mis me oleme saavutanud, see avaldus 99%. Ja teenustest. Ja, et kuidas me seda tegelikult hoiame. Ma tahtsin võib-olla ma siin ka kuulan kogu aeg, et käib ju digiriik ja digiriik ja digiriik, aga tegelikult on see üks ja sama riik. Just. Et miks me üldse rõhutame digiriiki? Et see riigi... Digi ei ole enam, see on meie riik. See on meie riik ja kus saab teenus osutada digitaalselt või ükskõik kuidas, et muidu tundub selline, et digiriik on see teine maailm kuskil, seal on midagi teist, aga see on sama riik, kus teenused ja meie ühiskond. Ja, just. Ja meie inimesed. Ja see oli nagu vanasti ettevõtetes Chief Information Officer, kes tegeles digitaliseerimisega, järsku saadi aru, et aga tegelikult siia ülesanne on tegelikult ettevõtte digitaliseerimine. Aga mulle ka see nagu lõksu teemaatika ei meeldi, et ma arvan, et kui vaadata seda, mis maailmas toimub, siis see digitaliseerimine läheb järjest nagu kiiremaks, eks ole, ja kui me tahame olla rahvusvahelises konkurentsis riigina, võtame näiteks mingi Industry 4.0, eks ole, et kui BMW tahab olla nagu konkurentsivõimeline, siis ta peab muutuma, ta peab digitaliseerima, ta peab minema, hakkama elektriautosid tootma ja nii edasi, et üldse nagu ellu jääda. Ma arvan, et Eesti riigiga on sama. Mis on nagu üks teema, arvan, on ootuste juhtimine, täpselt see sama, et ma arvan, et Eesti inimesed käivad Facebookis ja mõtlevad, et jube tore, et ma tahaks samasugust Eesti riiki saada, eks ole, ja nüüd on küsimus see, et kui nagu tehnoloogiline
progress kogu aeg kiireneb, et kas Eesti suudab tegelikult oma väikeste ressurssidega kaasa tuua ja kuidas me oma nii-öelda kodanikkonnale ütleme, et teate, näed, et Facebooki arendab seal, ma ei tea, 500 000 arendajat, eks ole, aga Eesti seda e-teenust arendab võib-olla, ma ei tea, 50 inimest, on ju. Et mida sa nagu saad eeldada. Et see on ka nagu päris huvitav selline diskussioon, ma arvan, mis saab toimuma. Väga hea, aga läheks nüüd päris selle uue strateegia juurde, et mis on siis meie need võimalused ja väljakutsed tegelikult, kuidas siis seda meie riiki ja meie inimesi ja meie kodanikke nagu veel paremini siin Eestis tundma nagu saaks panna nende teenuste kaudu ja kogu selle ökosüsteemi kaudu siis, mida me loon tuleme. Et äkki Kaidi, sa teed meile sellise natuke sisulisema ülevaate sellest. 2030 on strateegia, see on pikk perspektiiv iseenesest. Oliver ütles, et kõik käib hästi kiiresti, kõik muutub nii kiiresti, et kuidas me siis teame, mis 2030 meil nagu vaja on. Et räägi meile nendest väljakutsetest. Ma ise olen selle strateegia juba läbi lugenud ja tutvunud märksõnad kratid, proaktiivsus, sündmusteenused, andmed, küber, et see on nagu midagi väga sellist suurt ja kandvat, ütleme nii, millega me tahame muutust esile kutsuda. Digiühiskonna arengukava 2030 on siis praegu ütleme oma lõpufinišist, on hetkel Riigikogus arutelus kõigile avalikult lugemiseks meie kodulehel ja MKM-i kodulehel. Ja tegelikult me oleme arengukava jaganud siis 3 plokki, et digiriik, ütleme siis nii-öelda see riigi struktuuride ülesehitus ja seejärel sideühendus ja küberturvalisus. Sul on slaidid ka, eks ju, seal, et sa saad vahepeal need vahetada isegi, kui sa soovid seda. Aga et põhimõtteliselt, et need 3 plokki, nüüd digiriigist ma räägin nagu pikemalt, sest see on selline nagu tõsine nagu suur tükk, ehk siis see fundamentaalne asi, mida me tahame teha. Küberturvalisus peaks seda kõike kaitsma, mida me ehitame ja sideühendus, ehk siis lõpuks, et lihtsalt meil oleks internet nagu ligipääsetav ka, et kui me ehitame meeletut digiühiskonda või lihtsalt meie Eesti riiki. Kui me räägime nüüd sellest digiriigi plokist ja sa mainisid mitu teemat seal ära, ma arvan, et fundamentaalselt ja selle asemel, et tullagi ühe ägeda projektikesega või ühe mingi veebilehekese või mis iganes asjaga, kõige fundamentaalsem asi, millest ka see plokk algab ja mis tegelikult, ma arvan, kogu Eesti avalikule sektorile, aga sealt tulenevalt tegelikult ka erasektorile fundamentaalselt muudab ümber, ongi proaktiivselt riigi ülesehitamine. Ehk siis sündmusteenused ja proaktiivsed teenused. See tähendab seda, et kellele need mõisted nagu võõrad on. Et see tähendabki seda, et me ei ehita teenuseid põhimõttest, et inimene peab minu juurde tulema, riigi juurde tulema, leidma üles selle õige majakontori, teenuse, taotluse, avalduse, veebilehe. See ei ole enam see mõte. Mõte on see, et teenus tuleb inimese juurde siis, kui tal seda vaja on. Riigil on andmed olemas, nüüd ongi hästi suur ülesanne, neid andmeid reaalselt kasutama hakata, et millal inimesel midagi vaja on. Kõige lihtsam näide siin võib tuua ükskõik millist teenust te lähete taotlema, kas te lähete kas te olete lapseootel, kas te lähete oma ennast töötuks registreerima, pensionit taotlema, nii edasi. Tegelikult riik teab ju neid sündmuseid, elusündmuseid, riik oskab ka neid ette planeerida. Ta teab, et mingi ette lähete pensionile. See tähendab seda, et me võime juba ette panna mingid protsessid tööle. Kui see pensionile minemise päev tuleb, me võime kohe saata inimesele teate. Palju õnne, sa saad nüüd pensionile minna, jalad seinale visata, aga siin on need asjad, millega sa peaksid olema nagu kursis. Siin on meie pakkumine sulle riigi poolt nendeks hüvitisteks või toetusteks. Kliki siia jah ja ütle, et mulle sobib see parim. Aga ma korraks küsime, kaugel me oleme nagu sellest? Et kas see on niisugune nagu, laed õhtul lastele muinasjutud, või Võt see on hea küsimus. Nii, võtta nagu niisuguselt nagu, et Jaa, see on väga hea küsimus. Need, kes on sellise e-riigi ehitamise juures on olnud seda sõna proaktiivne juba mitu aastat kuulnud. Tegelikult realistlikult on see, et me oleme see on meeletu fundamentaalset teenuste ümber ehitamine. See tähendab seda, et me oleme suhteliselt algusfaasis. Esimesed tükid proaktiivselt teenuste ehitamist on juba toimimas,
aga sündmusteenust ehk siis ühest elusündmusest kõik teenused läbi käia, näiteks lapse sünd on ideaalne näide, see ei hõlma ühte asutust ega ühte teenust, vaid sealt peab käima põhimõtteliselt peaaegu kõik ministeeriumid nii-öelda üle ja nende andmekeskused või andmebaasid kõik seostuvad siia. See tähendab seda, et nende asjade juures me alles alustame. 10 aasta eesmärk olekski, et kõik meil teenused oleks niimoodi üles ehitatud. Ehk siis kui me tuleme nüüd nende teiste teemade juurde, kratid, andmed, need kõik puutuvad siia sisse. See tähendabki, et kratid tulevad ka appi, et kogu seda riiki teistmoodi üles ehitada. Andmed on need, mida me peame ära kasutama, tehnoloogia, XD teistmoodi üles ehitamine, need on kõik sellised toetavad faktorid sinna juurde. Või ma lisan, mul oli vahepeal kommentaar, et see projekt, kui sa küsisid, kaugel me oleme sündmusteenustega, ei ole IT-projekt ainult. Et teeme asja valmis tegelikult, see on see muutuva seadusandlus, õigusruum, protsessid, kõik, et seda vaadata tervikuna ja alati ei ole IT see piduri koht, mis hoiab tagasi. IT paneks punuma, aga muu keskkond üle järgi võib olla. See on täpselt see, mida me siin esitluskeskuses teeme, ütleb, et me ei müü mitte IT-lahendust, vaid müüme nagu seda kontseptsiooni ja nägemust. Pead hakkama sellest loogikast alguses pihta, kui te tahate enda riigis muutust saada ja siis me anname teile mõned ettevõtted ka partneriks kaasa sinna juurde. Väga äge, kas sa tahad veel midagi lisada sinna? Ja, et see on nagu selline hästi kiirelt väga suur maht ära räägitud. Lihtsalt tahtsin öelda, et teised plokid, küberturvalisus ja side, eks ole, küberturvalisuse eesmärk ongi. Ambitsioon on seal hästi konservatiivne, et küsitud on, et kas me tahame minna küberturvalisuses maailma vallutama ja võiks minna, eks ole, ja nii edasi. Nüüd tulleski selle juurde tagasi, et meil on aina rohkem asju, mida me peame ka kaitsma, sest aina rohkem riiki on nii-öelda e-teenusena. See tähendab seda, et küberturvalisuse suur eesmärk, suur väljakutse ongi seda kõike kogu aeg kaitsta, hoida, olla valmis, olla teadlik, mis toimumas on. Seda enam, et küberrünnakute arv läheb aina tihedamaks ja aina keerukamaks. Ja nüüd 3. plokk sellest arengukavast on siis sideühendus, ehk siis, et internet oleks kättesaadav, oleks kodudes kiire, kvaliteetne ja taskukohane, mis on ka oluline. Oleks kättesaadav ja see on väljakutse jätkuvalt, et kui me räägime, et meil 5G implementeerimine, aga sealt edasi 10 aasta jooksul kindlasti on 6G jutt ja see, et metsas, saare peal, igal pool oleks see internet ikkagi kiire ja kvaliteetne. No viimane trend maal elama, kogu perega tahan tööd teha ja kõik räägivad, et mis su probleem on, no internetiühendus on kõige kehvem. Ja teine asi väga lihtne, näiteks kui ma Tallinn-Tartu rongis sõidan, eks ole, tahaks tööd teha, see 2 tundi rongisõitu, eks ole, aga iga masti taga nagu katkeb ära, eks ju. Et sellised lihtsad asjad juba nii-öelda. Väga hea, mul tundub, et see Kaidi sissetus viskab meid väga hästi just Keskkonnaministeeriumi tegevusalasse, et Margit, kui me räägime proaktiivsetest teenustest, sina oled nagu üks siis vastutav ministeerium, eks ju, sina ei ole ministeerium, vaid sina vastutad sellest, et mis siis nagu teie need väljakutsed on, kui te mõtlete enda teenuste peale, ma kujutan ette, et need on teil 10 või 100, eks ju, et kus te pihta hakkate või kaugel te tegelikult olete juba praegu või mis te siis hakkate edasi tegema selle teadmisega või selle suunisega, mis siis ministeeriumist tulnud on? No, lihtsalt tuleb ausalt rääkida ja üles tunnistada, et mis puudutab just sellist nagu proaktiivset lähenemist, ega me oleme ka ikkagistki seal kuskil algusfaasis. Midagi teha ei ole, palju mõtteid ja loomulikult soove ja ideid on laual, aga mis meie nagu valitsemisala ikkagistki kõige suurem praegu väljakutse on number 1, teha keskkonnavaldkonna andmed ikkagist reaalselt kättesaadavaks. Ma räägin siis nii ilmaandmetest, keskkonnaandmetest kui ka ruumiandmetest. See on sellist 3 nagu olulist plokki, mis meie siis valitsemisala nii-öelda hallata on. Ja täna, kuigi me võime deklareerida, öelda, et jah, nad on kuskilt mingit pidi leitavad, mis iganes erinevate siis portaalide ja lahenduste kaudu, siis reaalne on see, et kui keegi soovib neid andmeid siis kasutada, kas või oma teenuseid üles ehitada nende peal või teha näiteks mingisugust analüüse, siis seda ikkagistki täna võime öelda, et nii lihtsalt teha ei saa. Et number 1 on ikkagistki see, et reaalselt kättesaadavaks masintöödeldaval kujul. Ja teine nii-öelda suund on see, mis võib-olla on hästi
nii-öelda võib-olla mõistetav läbi siis nii-öelda personaalsete ilma ja siis ka keskkonnaandmete, kus ikkagistki suund on ikkagistki sinna, et sulle mis iganes moel riik kuvab nii-öelda kas siis sinu kodukoha ka seonduvad, eks ole, andmed, kas sinu nii-öelda seal, kus sa piirkonnas elad, eks ole, et sul oleks sinu nii-öelda elukoha, kas siis ilmaandmed ühe kliki kaugusel, võib-olla nad tulevad sul kuidagi otse nii-öelda telefoni, sa oled kindlasti palju keskkonnateadlikum tulevikus, soovid teada, milline on siis sinu lähi näiteks piirkonna keskkonnaseisund, võib-olla tuleb ka mingisugusel hetkel mingisugune alarm, et näiteks ühes tehases seal võib-olla mitukümmend kilomeetrit kaugusel toimus mingi rikke, et ole tähelepanek, ole ettevaatlik ja see peab olema ikkagistki ka selliselt siis visualiseeritud ja selliselt nii-öelda kujundatud, et see inimene tunneb, et jah, et tal on see nii-öelda kasulik. Ja teine asi, mis siin on hästi oluline, on see meeletu potentsiaal andmetel erasektori jaoks. Ma tahtsin täpselt asja küsida su käest, et kuuled räägid, aga kus äri jääb, et ja mul on üks teine küsimus sulle ka ette valmistatud, kuna seda valdkonda saab kureerida, aga kas te näete ka seda äripotentsiaali, et anda need andmed kasutusse just äritegevus, meil on tohutult äge ja arenev startup maastik, et võib-olla see on ka üks Eesti jälle võimalus luua nende andmete pealt midagi unikaalset, mida kogu maailm ja see keskkonna teema, eks ju, kuhu ma kohe jõuan mu järgmise küsimusega. Ja see ongi nii-öelda see, et ma ei räägi ju ainult, eks ole, eraisikutest, kes siis neid nii-öelda andmeid võivad siis tarbida, et see, millest ma räägingi, mis puudutab just nimelt sellist masintöödeldaval kujul kättesaadavust, tähendabki seda, et reaalselt on kellegi võimalik teha neid sinna peale reaalseid teenuseid. Et riik ei pea kõiki teenuseid ise nii-öelda pakkuma, meil on väga palju nutikaid nii-öelda ettevõtjaid, kes võivad nii-öelda oma lahendusi välja nii-öelda pakkuda. Lisaks on meil nii-öelda Maa-ametis ka satelliitandmete keskus, mis samamoodi pakub, eks ole, siis töödeldud kujul satelliitandmeid ja see on kõik tegelikult minu meelest ka selline tohutu potentsiaal, mida me kõik ei ole täna suutnud ära realiseerida ja ära kasutada. Ehk siis kuigi me võib-olla täna riigina mõtleme, et see, et me teeme nad kättesaadavaks, see, et me hoiame neid teenuseid üleval, me näeme seda täna kuluna, aga me peame sinna juurde nüüd mõtlema ja suutma ka hinnata seda kasu, et mis võib tekkida just nimelt sellel majandussektoris. Ehk siis selle peale ju me saame ehitada ju veel enam teenuseid. Absoluutselt, just. Aga räägime sinuga ka rohest. Strateegia tegelikult esmakordselt sisse ka rohedigi ja rohepöörde teema hästi põgusalt veel, sest me oleme üleüldse väga algusjärgus sellest. Aga räägi sellest, et mis teie vaates meie võimalused Eestina selles rohepöördes ja siis digis ja IT-s selles rohemaastikul on? Ma kohe võib-olla siia algusesse ütleks selle ära, et mul on äärmiselt hea meel, et see kõige rohelisem nii-öelda digiriik sellise sloganina sinna sisse tõesti sai. Selle üle käis ka ju ikkagiski diskussioon, et kas ta sinna sisse tuua, kas me oleme küpsed, et see siia sisse tuua, siis nii-öelda Keskkonnaministeeriumi esindajana ma ütleksin hoopis niimoodi, et hea, et ta ka sai sellise nagu teemana nagu sisse toodud, kuigi ma ütleksin niimoodi, et me oleme tõenäoliselt juba ühiskonnas seal maal, et see peaks olema selline läbiv joon. Ehk siis ka digiühiskonna nii-öelda arengukava pealkiri võiks olla hoopis roheline digiriigi ühiskond, eks ole, või arengukava. Ehk siis me minu meelest kõiki oma nagu tegevusi, mida me siis planeerime selle siis arengukava raames, peaksime hakkama juba hindama läbi selle prisma, et kui palju heidet me nii-öelda toodame selles sektoris, milline on keskkonnamõju, kuidas me saame panustada nii-öelda ringmajandusse, millised nii-öelda jäätmed tekivad ja nii edasi. No, me koostöös, hästi tihedas koostöös tegelikult MKM-iga, ma väga kiidan MKM-i nii-öelda tiimi, kes võtsid ka meid kohe nii-öelda pardale. Oleme ju praegu seda nii-öelda hankepartneriga seda analüüsi, eks ole, läbi viimas ja loodetavasti see annab ka siis sellise nagu olulise sisendi, et mis on siis need indikaatorid või need näitajad, mida me võiksime kas või siis alustuseks lauale võtta ja läbi mille me hakkame siis hindama, et milline või kui saastav siis on meie digiriik.
aga noh, kui me nii-öelda maailmas seda praktikat näeme, et noh, siis ega näitajad ütlevad, et IKT saaste ainult tõuseb, eks ole. Et siin on selles mõttes ikka väga palju mõtlemisainet, et kui me siin nii-öelda kuuleme neid erinevaid pakette Fit for 55 kohta või nii edasi, siis me räägime paraku ainult elamumajandusest, räägime energeetikast, aga päris suur osa on puudu. IKT. Siin tahtsingi võib-olla, et kes pole seda mitut 10 lehekülge veel läbi lugenud, ei tea võib-olla, mida me siin täpselt mõtleme, kui me räägime rohelist ja digist, et ütleme, digiabil teiste valdkondade rohelisemaks tegemine on teistes arengukavades kaetud ja nii edasi, aga mis me siin arengukavas selle all mõtleme, et kuidas siis täpselt, kuidas digi ennast tagada, et see jalajälg oleks võimalikult väike. Ja ma võin öelda, et Eestil on siin tõesti potentsiaal olla maailmas esirinnas selle teemaga, et juba praegu, kui me alles räägime, et me tahame teha analüüsi, tahame nagu aru saada, et kus see keskkonnajälg riigis nagu tekib kõige rohkem, kas ta tuleb serveritest või avalike sektori töötajate läpakatest, nii edasi. Kohe juba on meil järjekorras ukse taga riigid, kes kõik tahavad teada, et ütelge meile, mis need analüüsi tulemused on, et see teema on väga huvitav kogu maailmas ja Eestil on siin võimalus olla nagu selline eesrindlik riik, aga mõte selle taga ongi täpselt, et mis see jalajälg ja kas ja kus see jalajälg kõige suurem on. Et meil ei ole praegu teadmist, hakkama uurima saame teada 10 aasta pärast arengukavasse panna uude järgmisse arengukavasse oleks ilmselgelt liiga hilja. Et vaatame ja mõte ongi see, et täpselt, et püüame ka digiriiki ennast hoida säästlikuna ja neid ressursse seal üle vaadata. Super. Ma võib-olla lihtsalt tähendaks nii palju, et see, mis puudutab nüüd erasektor versus avalik sektor, et ma ikkagi näen seda, et siin tõenäoliselt võib ka ikkagi driveriks saada erasektor. Kes tuleb ja ütleb ja saab meile nii-öelda riigile anda väga head nõu, sest ma olen täiesti kindel, et väga paljud ettevõtjad juba täna järgivad, juba mõõdavad, juba tegutsevad ja juba on midagi rakendanud. No meie rohetiigi programmis on mingi 60-70. No absoluutselt, et nüüd tuleb nii-öelda riigil ennast kokku võtta ja mõelda ja vaadata, et mida siis saab üle kanda nii-öelda siis ka riigisektorile. Me härrad juba kipavad ka arvamusi avaldama. Me viisakad, et lasta läbi. Jaa, sa ütlesid viimasena sõna ressurss ja tahaks sinuga, Margus, rääkida nüüd veel riiamütsi all ressurssidest ja võib-olla ka tehikuvaates tegelikult see on mõlemas, et kui me räägime strateegiast kui sellisest üldse, olemasolevast uuest, et see alati nõuab ka ressurssi. Et räägi, millistest ressurssidest meil puudus on. Kas meil on rahalised ressursid, inimesed näiteks, et sul on, ma arvan, ka päris hea vaade sellele just Riias näiteks siiamaani töötades. Jah, Oliver korra puudutas ka seda, et võrdlus Facebookiga. Facebookis oli palju neid inimesi, kes tegelevad teenuse arendamisega. Eestis on võib-olla 50 inimest, et siis me jõuame ressursside juurde. Et ma ei tea, vahetul öeldakse, et raha on nii vana asi maailmas, et see ei ole mingi, seda peaks juba kõigil olema, eks, et ei ole mingi innovatsioon, et raha öeldakse leiab veel. Seda saab kaevandada. Seda saab kaevandada, eks, et just ja kuskilt seda on võimalik leida mingi projektide jaoks hullem on tegelikult olukord inimestega, kompetentsidega, et me iga päev kuuleme seda, kas IT-sektoris on inimesi puudu, kust saada kvalifitseeritud tööjõudu, et kes oleks tegelikult ja veaks need projektid käima niimoodi, et nad ei lõhuks ka vana asju ära, et meil peab olema inimesed, kes tegelevad vanade asjade elus hoidmisega, me ei saa sealt inimesi ära võtma, öelda, pange nüüd uute asjadega punuma. Aga kust leida uusi inimesi ja see ei ole ainult Riia küsimus, see ei ole tehiku küsimus, see ei ole küberneetika küsimus, et tegelikult see on Eestis suur probleem praegu, kust leida kvalifitseeritud mitte ainult koodikirjutajad, vaid ka nagu tootejuhte ja arhitekte, kuidas seda kõike asja üles ehitada. Aga rahaline ressurss ikkagi, et nii palju kui minu teadmine on, et selle baasi hoidmine ühel hetkel, ma ei tea, millal see punkt meie jooks, kas on juba ilmselgelt kätte jõudnud ka teadmisena, et see on kallis lõbu. Eks ju, et me siin näiteks jälle, kui ma võtan oma tööd esitluskeskuses, räägime sellest, et läbi digitaliseerimise saad tõhusamaks minna ja odavamaks, aga kas see ühel hetkel tegelikult, et kuidas me sellega lood on? Ma just mõtlen ka seda rahastamise poole pealt räägime, et arengukava, sündmusteenused, bürokrat, et see on see nagu lisaväärtusteenus, mida me tahame inimestele pakkuda, et inimesed ennast Eestis paremini tunneksid.
ja sinna on lihtsam raha saada praegu, see paistab välja, see on uus areng, Euroopa rahastus, mida iganes, aga see, et meil on selline taakvara või legacy baaskomponent toimiksid, et selle rahastus on võib-olla kõige keerulisem isegi, et see ei paista välja ju, kõik toimib. Aga seda elus hoida, see läheb päevast päeva aina kallimaks, kui seal ei tule mingit uuendusi peale ja ei kaasajasta. Et meie raskuskäes tegelikult on nende inimeste leidmine. Minu jaoks on nagu ka see küsimus, et kui me räägime AI-st, andmetest, et see kõik on nagu niivõrd uus tegelikult valdkonna mõttes, et olles ise pikaajalise riigitöötaja kogemusega ja samas, kus Kaidi töötab osakonnas, eks ju, et me ei räägi, me isegi ei kujutanud ette, kes see ametnik on, kes võiks teada ja omada sellist ekspertiisi, et vedada valdkonda, rääkimata nüüd, et ta on võimeline vormima seda kõike üheks strateegia suureks väljakutseks. Ja see ei saa olla ühe ametniku visioon ega nägemus, vaid selleks peab olema ikkagi nagu meeskond, kes mõtleb suga kaasa, eks ju. Et see on väga-väga suur väljakutse ühele väga väiksele riigile, kus sul ei saa eksperte olla nagu selliste majade täitega, eks ju. Eks mingi kompetentsi tulebki väljast peale sisse osta, et me ei saa kõike Eestisse üles ehitada, kõike samu teadmisi, et peab usaldama neid nii-öelda popsõna tarneahelaid, et erinevaid laboreid, sertifikaate ja lihtsalt võtmegi väljapoolt selle. Suurepärane, meil on nii hea sünergia teie vahel, sest ma tahtsin täpselt jõuda nüüd Oliverini küsimustega, mis on meie valikud. Sina ärimehena praegu tead seda, et sa kõike ei saa, sa pead tegema valikuid, mis müüb, mis ei müü, eks ju. Kas me riigina ja strateegia vaates saame ka teha valikuid? Ja sa oled väga osavalt seda diskussiooni juhtinud. Ma see tunnen ka, et läheb päris ladusse. Ja kui mina seda strateegiat lugesin, siis mu põhiline mõte, mis mul tekkis, oli ka see, et kõige huvitavam oleks see diskussioon, et mida me tegelikult ei tee. Et kui vaadates, kui seda strateegiat lugeda, siis seal on väga vähe tegelikult kirjutatud sellest, et mis nagu täna maailmas toimub. Et käib meeletu digitaalne kiirenemine, meeletu talentide otsimine ja kusjuures talendid ei ole lokaalsed, need inimesed ei ole siin Eestis, vaid et kui sa oled hea arendaja, siis sa täna töötad Eestis, homme töötad ma ei tea, Euroopas, Londonis, sealt lähed edasi USA-sse ja nii edasi. Et kuidas meie nagu sellisesse globaalsesse konkurentsi positsioneerume. Ja minu mõte oli ka see, et meil on jube palju soove, aga tegelikult me peaksime ikkagi hästi realistlikult vaatama peale, et mida me suudame teha ja mida me ei suuda teha. Et minu arust iga kord, kui me teeme mingeid riigieelarve strateegiat, siis on ju tegelikult diskussioon selline, et SMIT-il on soove, rahalisi soove rohkem, 2 korda rohkem ja tellimust 2 korda rohkem, kui on inimesi ja raha. Et millal me hakkame nagu tegema seda, et me tõmbame maha, et seda ma ei tee, selle me tellime väljast, eks ole, ja nii edasi. Et ma ei ole väga palju ma ei ole ka nendes strateegia loomise protsessides nagu nahe ja karvedega sees olnud, aga ma ei ole tegelikult sellist diskussiooni tegelikult väga ikkagi näinud, et mida mitte teha ja võib-olla mida teha siis rohkem. Ja need asjad, mida me teha tahame, kratid, on andmed, eks ole, sündmusteenused, läheb AI-sse, eks ole, küberturvalisus, need on maailmas kõige kuumemad teemad, milles nagu talenti otsitakse tikutulega taga, eks ole. Jah, ma olen nõus, et Eesti bränd võib-olla võimaldab meil siia tuua inimesi teatud ajaks ja neid sütitada selle teemaga tegelema, aga nad siis teevad projekti, ja peale seda projekti nad lähevad minema. Et see, mida nagu Margus ütles, et kuidas me tekitame sellise teadmusega riiki sisse, et tagada nende asjade jätkusuutlikkus, see on nagu päris suur challenge. Kui sa küsid minu käest, et mis on need asjad, mida mina arvan, et ei peaks tegema, siis mina julgen neid öelda. Sest ma ei tea, tegelikult ma ei ole nii sisse näinud ja ma ütlen ka seda, et poliitiliselt mingi asja ära lõpetamine on nagu üli keeruline, et me peame ka aru saama seda, et ilmselt kui sa tahad üldse midagi kinni panna, siis 6 kuud peale valimisi, eks ole, kui sa selleks ajaks ei saa aru, mida sa teed ja ei suuda seda otsust teha, et midagi kinni panna, siis on see rong läinud ja järgmise 4 aasta pärast tuleme kokku. Nii et ma küsin hoopis teistpidi siis, et kui me ei taha mitte maha tõmmata, aga mis on vaja juurde panna, et kas on midagi, kus sina oleksid IT-asekantsler näiteks, et siis sa mõtleks küll, et see kõik tuleb nüüd vormida strateegiaks ja panna nagu majad tööle. Ja
noh, kui ma seda arengukava loen, eks ole, siis see arengukava keskendub nii-öelda riigile ja riigi kesksete võimete arendamisele. Seal ei ole väga palju kirjas seda, et kuidas me oma majandust digitaliseerime, sest et hästi palju heidetakse ikkagi ette seda, et Eesti e-riik toimib väga hästi, eks ole, aga kui me hakkame vaatama tööstust, siis tööstuse digitaliseerimine on nagu jäänud suhteliselt nii-öelda tahaplaanile siin riigis, eks ole, sellega tegeleb kuskil EAS, mingi innovatsioonitalitus, eks ole, aga kas meil on seal mingisugune strateegia, kas me räägime näiteks oma puidutööstussektoriga või laevaehitussektoriga, et kuidas neid digitaliseerida, kuidas nende nii-öelda rahvusvahelist konkurentsivõimet tõsta. Siis teine asi, mida ma vaatsin, on, et meil on Eestis tegelikult mingisugused domeenid, milles me oleme nagu rahvusvaheliselt ikkagi ma arvan tipus, näiteks nagu e-tervis või Eesti geeniandmed ja nende nii-öelda töötlemine. Tegelikult sellest strateegias ei ole, et ma nagu tahaks otsida neid nagu domeeni spetsiifilisi nii-öelda plaane või arendusi, mida ma sealt kahjuks ei leidnud. Siin võib-olla Kaidi oskab paremini just strateegia koostamise protsessi pealt, sest ma ise olen selle kõik juba korduvalt ka läbi teinud ja ma tean seda raskust, et mis on meie ja mis on teie. Ehk siis millega võiks tegeleda Sotsiaalministeerium, millega tegeleks Majandusministeerium, üks teine osakond või haldusala asekantsler, eks ju. Et selles mõttes, et see digi võiks tegelikult hõlmata kõike. Me võikski nagu panna selle ühte suurde nagu dokumenti kokku, aga see on see valikute koht, on ja võib-olla sa, Kaidi, tahad kohe kommenteerida seda selle viimase strateegia koostamise vaatest. Et muidugi kõik head ideed on teretulnud, et selles mõttes ka ma ütlen, et meie näiteks digiarengu asekantsleri positsioon kohe vabaneb, et sul on võimalus kandideerida. Konkurss on kohe lõppemas, ma tean. Kisab veel jala ukse. Ma ei kandideeri. Et kui me räägime tööstuse või üleüldiselt ettevõtete digitaliseerimisest, siis siin ma ütlen kohe tõesti ära, et see on kaetud julgelt ja mahukalt teises arengukavas, teadusarenduse innovatsiooni arengukavas. Et sellepärast meil on ka riigis kokkulepe, et topelt asjades arengukavades ei räägi, et kui kuskil on see teema võetud, siis me ise vahtu ei hakka ajama, et me räägime nendest asjadest, mida me plaanime ära teha. Ja mis puudutab nüüd konkreetsetest arendustest, me oleme ka arengukavas võtnud lähenemise, et me räägime kuidas, kõige lihtsamalt öeldes, kuidas me riiki edasi ehitame, aga mitte konkreetselt, mida me ehitame. See on võib-olla kõige lihtsamini nagu vastatud. Ehk siis me räägime fundamentaalselt, et jah, me tahame proaktiivseid teenuseid, me tahame kratte arendada, aga millises asutuses täpselt, milline proaktiivne teenus või milline kratt, et seda me ei ole kirja pannud. See ongi nii-öelda sealt aste allpool konkreetsemate tegevuskavade programmide raames juba öeldud ja ütleme ka konkreetsemalt kitsamas ajaraamis, et 10 aastat on hästi pikk asi, eriti veel ütleme sellises digitaalses maailmas, sellest tulenevalt just, et need konkreetsemad plaanid on ikkagi lähiaastatel ja sellel tasemel, eks ju, lühemate tükkidena. Et on olemas need asjad. Ja valikutes ongi täpselt see sama, et näidake ühte asja, mida me siis ei tee, eks ole. Et me oleme võtnud seda ambitsiooni rohkem maha olla maailma valutaja. Et eeskätt ikkagi riiki ehitada meie inimeste jaoks ja meiega kokku puutuvate inimeste jaoks. Ja alustame sealt. Ja kui sealt tulevad ägedad, head asjad välja, mida on võimalik müüa, millest on võimalik rahvusvaheliselt rääkida, see on väga äge. Aga eesmärk on ehitada see riik meie jaoks heaks. Ja meil ei ole nagu ambitsiooni Euroopa Liidus valutama hakata või siis ka näiteks, kui me ennem tõime siin välja küberturvalisuse, et hakata siin maailma valutama. Ma ikkagi tahtaks natuke valutada, et Oliver, sulle üks küsimus veel, et eksport, et kui sa vaatad seda strateegiat selle pilguga, et mis sealt oleks nagu see tükk, mida sulle tundub, et seda on juba väga hea müüa. Ma arvan, seda müügiraskust mina riigil üldse ei panekski, et meie ametnikud teeme Eesti kodanikule häid teenuseid. Absoluutselt, et keskendume sellele, kuidas meie enda riik toimiks väga hästi, aga ettevõtetele anname võimaluse, eks ju, et mis on meie uues strateegias midagi sellist, mida sulle tundub, et on hea kerge eksportida? Noh,
kui ma käin ringi, siis ma küsitakse, et ma pean näitama, eks ole, et Eesti riigil on ambitsioon. Ma olen tegelikult rääkinud näiteks Saudi Araabia või Araabia Ühendemiraatide mingisuguse digijuhtkonnale olen rääkinud strateegiat, meie uuest strateegiast ja nad tegelikult otsivad neid märksõna, eks ole, et kuhu see maailm liigub. Ei ole nagu sellist üks-ühele üle tõstetavat asja, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus mõtlesin, aga tegelikult on, iga riik tahab nagu meist üle hüpata, kui ta midagi teeb, ma tahan teha veel ägedamaid sündmusteenuseid, mõelda välja mingid uued sündmused, investeerida rohkem kratti, luua see kratt kuidagi mingisuguseks, ma ei tea, tehisintellektiks, eks ole, milline on üldse riigiga suhtlemise kanalid, eks ole, et kas see on portaal, on see mobiil, on see mingi AI, eks ole, või mingi virtuaalreaalsus, kus inimene riigiga suhtleb ja nii edasi. Et seal ei ole nagu sellist ühtset komponenti, aga ma arvan, et siin kindlasti on nagu teemasid, mida saab maailmale tutvustada. Meil ka ettevõtte siseselt me oleme ära kaardistanud, eks ole, teemad, milles me tahame sees olla, millele me tahame saada referentsi, et näidata, et me oleme Eestis sellise asja teinud, et me võime teha teile sellest uue versiooni. Kindlasti see sündmusteenuste temaatika on huvitav temaatika, kindlasti, ma ei tea, e-tervise arengud, milline on üldse nagu personaalmeditsiin, et kõik sellised asjad meid kindlasti väga tugevalt huvitavad, aga need ei ole nagu üks-ühele üle tõstetavad, eks ole, et kui me vaatame sündmusteenuseid, siis ta on Eestis realiseeritakse, eks ole, XD peale, seal on äriloogikat taga, eks ole, me peame muutma oma riigi toimimise protsesse ja nii edasi. Nüüd, kui me lähme kuskile teise riiki, siis me räägime, et jaa, näed, Eestis meil on sellised, ma ei tea, 10 teenust, mis on proaktiivsed teenused. Nüüd me tuleme analüüsime, kuidas teie nii-öelda riigi infrastruktuur on üles ehitatud, milliseid baastehnoloogiaid te kasutate, XD ei ole ikkagi maailmas väga levinud, eks ole. Jah, meil on enda strateegiline huvi sinna mingisuguse platvorme müüa, mis võimaldavad kiiremini neid proaktiivseid teenuseid teha, aga ta ei ole nagu selline üks-ühele nii-öelda üle tõstetav asi. Ja mulle tundub, et seal nagu nendest e-riigi tippudes on ikkagi siuke nagu ideede üle trumpamine käib ka, eks ole, et tooge mulle uus konsult ja tooge mulle üks äge konsultant, kes räägib, mis see järgmine äge asi on, eks ole. Ja siis ta tuleb, tinistab selle siia jõu ära ja siis minnakse nagu lahendama seda asja. Paljuski on ka tegelikult nendes riikides, kes lähevad nagu seda järgmist arenguhüpet tegema ikkagi probleemid realiseerimisega, et kas see suudetakse ka lõpuks ära teha, et võib-olla võetakse endale natuke liiga suur tükk ette, kui sul ei ole absoluutselt mitte midagi all, eks ole. Meil õnneks on. Aga samas ma korra segan, et aga samas paljusid ehmatabki see ära, et kui me räägime, kuidas me Eesti riik toimub, et nad juba lõuvad käega, nad ei jõuagi sinna, sest nii palju on vaja enne läbi käia, sul peab olema andmevahetus, identiteet, kõik need olemas, kui see turul ei ole, siis ei olegi meie jaoks. Me rääkisime Margusega 2 päeva tagasi interneti hääletamisest ja täpselt samamoodi, eks ole, tullakse Eestisse, öeldakse, et mis on siis, annate mulle selle interneti hääletamise, teil on isegi osa vabavaraline, eks ole, raha ka selle eest ei maksa, natuke maksame, panete selle ülesse ja siis hakkad nagu inimestele nagu reaalselt rääkima, et mida see interneti hääletamise ökosüsteem tähendab, eks ole, et mis on nagu valimiskorraldus, seda nad veel enam-vähem jagavad, et sul on vaja, eks ole, seal sisemisi infosüsteeme, aga siis sul on vaja tegelikult kogu elektroonilise identiteedi ökosüsteemi, sest ilma selleta sa ei saa mitte midagi teha, siis see entusiasm kaob üsna kiiresti ära, eks ole, et lõpuks, et et me tahame teha, ma ei tea, overseas votersitele või overseas hääletajatele siis interneti hääletamist, aga need on kuskil Ameerikas laiali, et kuidas meile kõigile saame nagu digiidentiteedi saata, unustame. Ühesõnaga, sinu sellest meil on mitmeid IT-hoiatusi, ma saan aru, mis meil see strateegiast tuleb ja see on tegelikult äge, see vastab ka sellele ootusele, kuhu me oleme oma kuvandi ja kogu selle e-Estonia brändimisega nagu jõudnud. Aeg on uskumatult kiiresti meil käest läinud. Ma küsin korraks Maris, kas meil on küsimusi tulnud äkki?
väga kahju, ma arvan, et nad kõik on inspireeritud meie vestlusest ja salvestavad seda enda kuklasagratesse selleks, et selle teadmisega midagi tarka peale hakata pärast. Meil on 5 minutit jäänud veel, et äkki hakkaks seda asja nagu kokku tõmbama natukene. Ma näen seda tegelikult, et meil ei ole nagu väga suuri murekohti. Ja, me teame, et meid on vähe ja inimesi on vähe ja ressurssi on ka alati vähe, kuigi raha on nagu vana nähtus, eks ju. Et me nagu ei hädalda. Mulle see väga hästi meeldib praegu. Ma mõtlesin, kuidas me seda paneeli siin kokku tõmbame, et räägimegi sellest, et mis on hästi. Et jätan Kaidile nagu viimasesena, et äkki sul on veel mingisugune sügavam sõnum meile kuulajatele, meile siin võib-olla ka laua ümber, et kuidas me nagu siis saame kaasa aidata selleks, et see arengukava tegelikult realiseeruks. Aga et võib-olla igalt ühelt teid lõpetuseks, mis on nagu hästi ja kuhu me siis kõik koos saame edasi minna? Mis on hästi või? Mina näen seda, et digiühiskonna arendamine on Eestis kindlasti nagu prioriteet. Et valitsus tegelikult peab seda oluliseks, et meil pannakse sinna ressursse, et me tegelikult mõtestame seda temaatikat nagu kõige kõrgemal tasemel. Kui ma arvan, et veel 5 aastat tagasi meil oli mure, eks ole, et kui Reformierakonna valitsus vahetub ja tuleb uus valitsus, et siis digi ei ole prioriteet, siis täna on selleks kõik ilmselt aru saanud, et ükskõik mis president või peaminister meil on, ta tegelikult võtab digiteema omaks ja läheb ja käib ja räägib sellest, kuidas me oma digiühiskonda arendame, kuidas on meie jaoks prioriteet ja nii edasi. Nad on lõksus selles. Mingis mõttes on nad lõksus, jah, aga keegi ei ole ka läinud seda nii-öelda lõhkuma. Et tegelikult võib alati minna lõhkuma, aga me ei ole seda teinud. Ja mulle tundub ka seda, et nagu jällegi lõks või ma ei tea, aga Eesti inimene on tegelikult selle digiga ikkagi väga ära harjunud ja tegelikult iga inimene Eestis on nagu digiekspert, et lähed kuskile riiki, kuule tee seal eestlased, te olete mingi digiühiskond, räägi, kuidas teil see toimub, eks ole, et nagu kõik on nagu selle nii-öelda eesmärgi taha tulnud ja ma arvan, et see on nagu väga-väga positiivne. Okay, aitäh. Margit? No mis ma oskan Oliverile siin veel lisaks nii-öelda öelda. No minu tunnetus on ikkagistki see, mis ma oma nii-öelda varasemas jutus ka ikkagistki selgelt välja tõin, et suur väärtus on see, et meil on see kogukond olemas. Et ma ka enda nii-öelda valitsemisalas, kui meil on ikkagistki ka nagu reaalseid selliseid tõsiseid probleeme ja nagu teemasid, kus me saame aru, et nii-öelda kas siis meie teadmistest ja oskustest ei piisa meie valitsemisalas, kes me oleme. Me saame iga kell pöörduda, on see siis nii-öelda RIA või on see siis MKM. Meil on tegelikult see ümbritsev või siis ka erasektori poole ja tegelikult see abi on sõna otsa mõttes nii-öelda käeulatuses. See on väga äge näide, sellepärast ma ise kogesin sama asja, kui ma töötasin ministeeriumis veel, et meil on niisugune ühtne vereringe. Just. Et meil on nagu era- ja avaliku sektori vereringe on nagu ühes organismis, on ju, et ja need inimesed liiguvad ka samapidi, eks me teame seda, kuidas meil tulevad need talendid, eks ju, riiki ja lähevad jälle tagasi, et see on minust ka hästi suur väärtus, millest me saamegi oma edulugudest selles mõttes nagu rääkida. Ja, sest ma lihtsalt ütlen, et igas valdkonnas seda ei kohta, paraku. Et nii-öelda, et sul on ikkagistki tunda need selged silod, aga selles valdkonnas ma küll julgen öelda, et suudetakse ikka väga hästi koostööd teha. Just, Margus. Selle jutku jätkuks võib-olla ongi see, et hea näide tuua, et kui me oleme riigis raskes olukorras ja mingis kriisis, et siis vahet ei ole, oled see erast, oled see riigist, oleks ühest asutusest või teisest, tullakse kokku, ütleme, päästame selle riigi ära. Ja siis, kui asi on tehtud, siis minnakse kaevikutesse, hakatakse kaklema. Oma asja ajama. Aga raskel hetkel tuleks kõik ühe mütsi alla, ütleme, meil on üks riik, meil on üks eesmärk, tahame seda hoida, me teeme ära. Aga mis ma mõtlesin selle kohta, mis meil hästi on ikkagi see, et on usaldus. Et oli vahepeal juttu, et Eesti kodanik usaldab riiki ja selle hoidmine, mitte kaotamine on väga oluline. Kui see ära kaob, siis tegelikult võib väga palju muid asju ära kaduda. Kui midagi juhtub, kindlasti juhtub erinevaid asju. Seda ei saa välistada, aga sellest peab siis kogu rääkima ja mitte ära peitma, et ei ole sellist muljet, et riik midagi varjab ja usaldus võib kaduma hakata. Kaidi? Sellest mõttest kohe jätkates ma tahakski öelda, et ja kutsuda üles ka, et oleme kogu aeg kõiges, mis me teeme, läbipaistvad. Seesama, et tegelikult riigis on seni olnud lähenemine ja jätkame selle lähenemisega, et kui on mingi
jama, siis ütleme ausalt välja, saadame inimestele jätkuvalt e-maili, et kuulge, praegu on mingi jama, me tegeleme sellega. Et ma arvan, et ka Eesti inimene usaldab tänu sellele väga palju, et me räägime avatult, kui midagi ventikasse lennab ja me ütleme ausalt ja me läheme kohe seda parandama. Et see on hästi oluline, et me olemegi väga läbipaistvad ka sealt juba fundamentaalselt, eks ju, kui me neid andmeid hakkame kasutama, milleks me kasutame, kuidas me kasutame, inimestel oleks võimu neid andmeid ja nõusolekuid tagasi võtta, aga oma andmeid ka jagada nende eraettevõtete teiste asutustega, kui nad tahavad. See oli üks asi, millest me ei jõudnud nagu rääkida, see nõusoleku andmine ja oma andmete jagamine laiemalt kui ainult avaliku sektoriga, eks ju, et avaliku sektori sees meil praegu andmevahetus käib päris hästi, võib paremini, aga päris hästi. Aga ju tegelikult kodanike ettevõtete andmeid teiste eraettevõtetega jagamisel. Kui sa oled eraettevõtte, lähed pangast laenu võtma, eks ole, siis sa pead väga paljudest rõngastest läbi hüppama ja väga palju ise kokku korjama, et pangale näidata, et jah, ma olen maksujõuline ja pattudest puhas ja nii edasi. Need andmed tegelikult on kõik olemas, ei peaks ju seda tegema, eks ju. Et ma arvan, et see läbipaistvus on siin hästi oluline. Ja nüüd, kui me räägime sellest, sa tahad täiendada. See punane ekraan viskas korraks juba time'is out. Läbi. Ma tahtsin seda ju algusest peale korra mainida ka seda, et kui palju on selliseid riike, kes räägivad avalikult nagu meie praegu, et meil on hästi palju andmeid. Et mõnedes riikides öeldakse, et me ei taha riigile anda suur vend hirm, aga me räägime, meil on andmeid, me tahame neid õiglaselt kasutada, teha paremat teenust, et see on ka unikaalne tegelikult. Ja lõpuks ma ütlekski, et tegelikult kõikidele, kes täna kuulavad, olgu nad avalikust sektorist või erasektorist, just seesama proaktiivselt täiesti ümber mõtestamine, kuidas me teenust pakume ja ei ütle, et me tahame, et nad tuleksid meie veebilehele või koondame kõik ühele veebilehele. Need laused kasvatame nüüd äkki endast välja ja hakkame teistmoodi, et kuidas me inimese juurde läheme, kuidas me selle teenuse tema juurde täpselt sellel hetkel, kus ta seda tahab, tarbida anname. Ja see on nagu täiesti teistpidi mõtestamine äripoolel, erasektor, igal pool. Väga äge. Aitäh teile. Oliver, ma pärast jätkan. Ma pean kahjuks lõpetama selle paneeli, et ma tahtsin lõpetuseks öelda seda, et me oleme kõik näinud seda nunnud piltidest pakirobotitest, kes lumme ennast kuskil ummikusse, et siis me varsti hakkame järgmiste aastate jooksul kohtuma nende krattidega, kes virtuaalselt meil siis nagu toetama hakkavad. Ja mul on siiralt hea meel selle üle, et meil on sellised inimesed, kes meie e-riiki tegelikult arendavad, et mina usaldan teid ja meie meeskond Eesti esitluskeskuses tegelikult usaldab samamoodi teid, sest meie oleme see nägu väljapoole maailma, eks ju, kes siis kõike seda head ja väärtuslikku neid hitte siin tutvustavad. Et veel kord suur tänu kuulajatele ka, et te meie esimese paneeli kenasti vastu pidasite ja Maris võtab nüüd modereerimise üle ja räägib, mis edasi juhtuma hakkab. Aitäh! Suur aitäh teile!